Liisa ja Mihkel Nirgi endale kodu hakkasid otsima, oli tingimuseks, et majal oleksid suured aknad, loodus ulatuks majja ning eluruum pikeneks õue, terrassidele. Kuna sobilikku maja ei leitud, otsustasid nad sellise kodu endale ise välja mõelda, tehasest elemendid tellida ning maja krundil kokku panna. Maja keskel ongi siis seal suur Jaapani aed, mis on haljastatud ja valgustatud ja aeda ümbritsevad suured klaasseinad, mis toovadki siis aiailu tuppa ja toovad siis maja keskele nii-öelda ka valgust. Samas see aed annab ka privaatsust ja kogu see maja, seal on kasutatud selliseid erinevaid modernse Jaapani arhitektuuri nagu detaile, et seal on kasutatud selliseid põrandaakneid, spaas ja vannitoas, mis toovad ka tuppa valgust, aga samas on need privaatsed. Kuna soovijaid, kes samasugust kodu endale tahtsid, oli küllaga, hakati sarnase disaini ja kontseptsiooniga maju tootma ka teistele. Tänaseks on välja töötatud 6 majatüüpi, mis tulenevalt stiilist kannavad eri riikide nimesid. Nende arhitektuuriline idee on sama ning nad kõik on ehitatud ristkihtkliimpuidust ehk CLT-st. Pere ise kolis nende vajadustele paremini vastava planeeringuga Taani majja. Kõigepealt oli siis siseplaneering, kus me tahtsime siis eraldada maja nii-öelda lärmakamad osad ehk siis elutoa, köögi ja magamistoad. Me tahtsime, et meil oleks nurgaklaasid ja teiseks me tahtsime, et see maja tekitaks visuaalselt väljast mõtte, et ta nagu 2 plaadi vahel. Ja siis oli nuputamist, et kuidas me saaksime niimoodi teha, et klaasinurkadesse ei teki poste, mis muidu tavaliselt on üsna tavalised ehituses. Ja saigi välja töötatud nagu mõte, konsulteeritud inseneridega ja sellel majal on enamus kandetarindid on üldse viidud õue, mis siis tagab meile sellised esteetilised klaasinurgad ja neid me oleme siin ohtralt kasutanud, et oleks põnevam see maja. Kogu maja ümbritsevad konsoolid ja just elutoas, kus on kõige rohkem klaaspinda, seal on ligi 4-meetrine siis siuke nokk ees, mis siis kõige tugevama päevapäikese katkestab ära ja ei lasegi majadel üle kuumeneda. Ja loomulikult ka puit siis ise, et puit ise ei juhi kuuma, et ta ei salvesta seda niimoodi nagu kivimajad. Et puidu puhul ongi siis, et talvel on sul seinad soojad, et ta ei juhi külma ja suvel samamoodi, siis ta ei küta seda maja nii kuumaks. Et puit ise ka juba hoiab. CLT siis kõige suuremad eelised ehituses on siis number 1, mida mina panen, see on ikka tõeline ehitaja materjal, et kiirus. Siis on ta tugevus, ta on väga tugev materjal, aga ta on näiteks 6 korda kergem kui betoon. Arhitektide jaoks on ta tõesti ka tõeliselt unistuste materjal, et sul on ikka väga lihtne joonistada mingisuguseid asju õhku ja see siis selle CLT-ga lihtsasti on lahendatavad need asjad. Taani maja on meil siis läbivalt 3,8 meetriste lagedega, et see annab hästi palju valgust ja avarust. Ja samas on näiteks, me oleme seda kõrgust siin ka ära kasutanud, et näiteks lastetoad on meil siis osaliselt 2-kordsed, et suuremal lapsele on tehtud teisele korrusele magamistuba ja väiksemal lapsele on mängutuba. Et ka selline nagu võimalus ära kasutada seda ruumi. Meil selles suhtes on selline väga klassikaline puitpõrandad. Me oleme kasutanud sellist keraamilisi plaate, looduskivi, puidutahveldust. Et mis me pakume veel on sellised erilised uksed, mis sulguvad magnetitega. Ehk meie majas siis uksi paugutada ei saa. Ja oleme hästi palju sellist just seda puidutahveldust ja seda kasutanud nagu siia interjööri ka. Meie majadel on aknad seisavad vundamendi peal, selleks me oleme teinud külmakatkestused. Vundamendi sisse oleme enne valu paigaldanud komposiitmaterjali. Mis hea külg sellel veel on, kui aknad on seinaga ühe joone peal, on see, et sul ei teki nagu surnud tsooni küttetorude ja akna vahel, et küttetoru jookseb täitsa akna eest läbi ja sellega seoses on kõik ilusti köötud, kõik pinnad, et ei teki põrandasse külmasid alasid.
et meie majade puhul meil ongi väga tähtis disain, et igal meie majatüübil on unikaalne disain, kuid kõiki neid siis tegelikult ühendab visioon kodudest, meie visioon siis kodudest. Et kõikides meie majades on hästi palju avarust, valgust, meil on kõrged laed ja meie ruumiplaneering on ka siis hästi läbimõeldud. Et kõik need kodud või kõik need majad me olemegi loonud nagu endale. Et just seda silmas pidades, et kuidas meie enda päevaplaan on, kuidas me ise võõrustame inimesi, millised on meie enda perevajadused.